mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama uut taskuhäälingut Kes aias, mis aias? Podcast, mida sa hetkel kuulad, on loodud 2 lasteaiaõpetaja ja alushariduse entusiasti poolt, kes soovivad koos mõttekaaslastega teha ühe ringkäigu alushariduse maastikul. Mina olen Silja Järve, Tallinna Ülikooli taustaga. Et olen eriala entusiast, võib ilmestada see, et lisaks rühmatööle olen olnud ringijuhendaja, tegelenud muuseumipedagoogikaga, olnud lastelaagrites õpetaja, laste sünnipäevaprogrammide läbiviija. Täiskohaga lasteaednik olen aastast 2006. Vahepeal olles eemal vaid selleks, et ka ise lapsevanema rolli astuda. Olen 3 tütre ema. Pidevalt on olnud ka soov ennast täiendada läbi erinevate koolituste, raamatute ja vestluste. 2018. aastal otsustasin end ülikooli tasandil täiendada ning 2020. aasta kevadest olen haridusteaduste magister. Ülikooli õpingute tipphetk oli välispraktika keelekümblus lasteaias Tai Kuningriigis. Rühmas hindan meeskonnatööd ja hetkel tekitab elevust ning annab tööalast motivatsiooni kõik projektõppega seonduv, selles õnnestumised, õppetunnid, arutelud ehk pidev areng. Mina olen Kätlin Tanin. 2003. aastal alustasin Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal õpinguid. Lõpetasin kooli 4 aastaga 3 aasta asemel, sest olin just vahepeal lasteaeda tööle läinud ja õpingute sidumine tööga osutus keerulisemaks, kui alguses tundus. 2007. aastal astusin magistriõppesse samale erialale. See lihtsalt tundus loogiline õpingute jätk. Vaatamata sellele, et sattusin lasteaednikuks justkui juhuslikult, olen siiani seotud lasteaiatööga ning tunnen, et olen teinud õpetamisest enda elukutse. Minu elu on alates 2005. aasta sügisest olnud laste ja lasteaiaga pidevalt seotud. Olen töötanud alguses õpetaja abina ja hiljem rühmaõpetajana, põgusalt eralasteaias õppealajuhatajana kui ka munitsipaallasteaia direktorina. Samuti on kogemusi erivajadustega lastelaagri õpetajana. Olen läbinud tugiisiku koolituse. Lisaks isiklikus plaanis olen 2 lapse ema ja kindlasti elukestev õppija. Täna töötan igapäevaselt sõimerühma õpetajana ja see on sel aastal minu uus väljakutse, sest varem olen töötanud ainult aiarühmas. Kogemusi alusharidusmaastikul on kogunenud peotäis ja pidev enese täiendamine annab inspiratsiooni jätkamiseks oma valitud erialal. Meid ühendab ühine töö koolieelse lasteasutuse õpetajatena, samuti huvi teadmiste ja arutelude vastu, eriti just need teemad, mis puudutavad õpetajaks olemist alushariduses. Oleme olnud paarilised ühes rühmas ning nüüd kolleegid ühes lasteaias. Ent vaatamata sellele, et oleme üksteisele olemas, on ikka tulnud ette olukordi, kus üks rumal jõuab rohkem küsida, kui 1000 tarka vastata. 2 pead on ikka 2 pead. See võiks väga hästi iseloomustada meie senist koostööd. Seetõttu istume ka siin koos mikrofonide taga ja hakkame mängima enda elus uut mängu. Kes aias, mis aias? Loodame, et meiega ühineb saadete jooksul kaasamõtlejaid ja arutlejaid. Kes aias, mis aias? Viitab loomulikult populaarsele ja ajatule ringmängule, mida igas lasteaias mängitakse. Usun, et oled isegi mänginud ringmängu Kes aias. Selleks, et seda mängu mängida, on vaja mängijaid, kes moodustavad ringi. Üks mängijatest läheb ringi keskele ja ringis olijad laulavad. Kes aias, kes aias. Ringis sees olija hakkab otsima roosipõõsaste vahelt väljapääsu, et teine siis sisse lükata ning mäng algab uuesti. Meie podcasti idee on sarnane sellele mängule. Igas uues saates on meie aias uus teema ja kui see käsitletud saab, täiustub meie teadmiste ring. Kes on aias teemade ring koosneb persoonilugudest ja intervjuudest meie ala spetsialistidega. Küsimusele, mis on aias, püüame leida vastuseid, milliseid meetodeid, töövõtteid, mõtteid ja vahendeid lasteaednikud kasutavad oma igapäevatöös. Mängu jätkumiseks on oluline kõigi osavõtjate võrdne tahe ja panus. Mäng kestab täpselt nii kaua, kuni on mängijaid või huvi. Miks sellist taskuhäälingut Kes aias, mis aias võiks üldse vaja olla? Meie eesmärk on suunata oma taskuhääling eelkõige lasteaednikele, aga oma ringmängu ootame kõiki alushariduse huvilisi. Soovime esitada küsimusi, avada lasteaia telgitaguseid ja leida vastuseid igavikulistele küsimustele, et kas tõesti lasteaedniku tööpäev koosneb vaid lõputust kohvi joomisest ja mängust. Kes aias, mis aias, esimene suurem roll
on anda ka enda panus Eesti Lasteaednike Liidu 30. tegutsemisaasta ehk juubeliaasta tähistamisele. Esimesed 8 saadet pühendamegi just liidule. Saatekülalisteks kutsume Eesti Lasteaednike Liidu liikmeid ja koostööpartnereid. Enne tutvustasime enda saadet kui ringmängu erinevate osalejatega, aga siinkohal oleks sobilik veel üks paralleel, et meie saade on justkui sünnipäevatort, millest jätkub kõikidele alushariduse huvilistele ja iga tordilõigu peal on kirsiks tordil proua Mare Tormi ajaloonurgakene. Kirsiks tordil. Miks on lasteaednikul vaja tänapäeval teada ajalugu? No ma arvan, et see on kultuuri küsimus, millest ma olen kirjutanud siis, kui veel ilmus ajakiri Haridus. Ajaloost me saame teada, mis on ühel või teisel ajaperioodil olnud oluline. Saame teada, millised olid need meie tublid eelkäijad, nende tegevusest ja pedagoogilisest loomingust. Ja see on just austuse küsimus. Ja minu palve on, et igas lasteaias oleksid inimesed teadlikud, kes enne teid on selles lasteaias töötanud. Mida ta on andnud Eesti pedagoogikale, kui me räägime nüüd tuntumatest nimedest. Aga ega see ei tähenda, see, kelle nimi ka tuntud ei ole. Ma olen kindel, et enamik lasteaednikest, sest see on nende loomuses juba sees, et nad annavad endast parima laste hüvanguks. See on olnud kõikidel aegadel. Ja seetõttu ongi need rännakud ajalukku. Igas lasteaias peaks seal töötavatele inimestele olema selge, kuidas selle lasteaia arengulugu on toimunud. Kuidas meie linnas, meie kohalikus kogukonnas, millal seal lasteaiad olid ja nii edasi ja nii edasi. Sest nüüd, kui ma olen selle valdkonnaga tegelenud, ütleme rohkem kui 20 aastat, et ma olen sellest saanud nii palju jõudu, innustust ja ühes sellega tuleb tänulikkus. Ja haritud inimesed, haritud lasteaiaõpetajad peaksid selles osas olema majakad. Te töötasite ka tegelikult lasteaias kasvatajana, aga miks te loobusite kasvatajatööst ja läksite tegema, ütleme sellist kontoritööd tänapäeva mõistes? No eks sellega on seotud see asi, et noore inimesena, see on siis see karjääri mõiste tänapäeval, millest tollel ajal ei osanud ju üldse unistadagi. Aga meil ei olnud see üldse kõne all, sellist väljenditki ei olnud. Et kui siis Eduard Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut 1974 sai lõpetatud kevadel, siis augustikuus oli kõne ja helistajaks üks meesterahvas, keda mina ei teadnud, ei tundnud. Nii, ja tegi siis sellise pakkumise, sest haridusministeerium vajas hädasti ühte uut kõrgharidusega spetsialisti, sest see ametikoht oli olnud juba aasta aega tühi seoses liikumisega osakonnas. Ega ma üksipäini päris ei julgenud vastu võtta, aga eks siis sai nõu peetud ja nõnda see läks. Ja ma olen väga tänulik sellele ajale ja tänulik oma esimestele kolleegidele seal ministeeriumis, kes on lahkunud, kes on väga kõrges eas, et me siiamaani suhtleme. Ja see avardas tänu sellele mu pilk Eestimaa lasteaedadele, aga ka siis väljaspool Eestit on omal ajal rohkem kursis olnud. Et kas mõnikord hakkas kripeldama ka, et kahju, et ma enam lasteaias ei tööta? Kui te nii küsite, siis ma ei oska praegu see võib-olla väga suunav küsimus. Tähendab, ma tundsin rõõmu sellest, mida meie lasteaedades tehakse. Ja hoolimata sellest, et ega need nädalased kodus eemal olekud, kui sul on väikesed lapsed, et ega see ei olnud kerge, sul pidi ju keegi abiline olema. Et lasteaednikud on imelised inimesed, sest ega igaüks ei sobigi töötama sellel alal, nii on ju öelnud meile meie
koolieelse pedagoogika rajaja Karl-Heinrich Nigol. Uue riigikorra saabudes hakati looma uusi lasteaedu, aga kasvatajatest oli ka puudust. Kelle alla kuulusid lasteaiad ja mismoodi neid lasteaedu üldse loodi? No toonase liitriigi peaülesandeks oli ju oma riigile lojaalsete kodanike kasvatamine. Aga eks see on ka tänapäeval nõnda, et oligi eesmärk siis samasugune võimalikult palju lapsi haarata ühiskondliku koolieelse kasvatusega. Kuid ajad ja olud ei võimaldanud lasteaedu algusaegadest kohe väga kiiresti juurde ehitada, sest algselt rajatigi neid uusi lasteaedu peamiselt elumajade, kas siis natsionaliseeritud eramutesse, uute elumajade alumistele korrustele, aga hakati siis kavandama siiski uute lasteaedade ehitamist, mis kulgesid väga vaevaliselt. Üheks näiteks on täna tegutsev Magdalena tänaval Kullatera lasteaed, mille vastas asus siis lastesõim. Ja teatavasti lastesõimed alla 3-aastastele lastele allusid tervishoiuministeeriumile. Ja ennem valmiski siis see lastesõim ja 1950. aasta sügisel valmis Kullatera lasteaiale uus hoone. See hakkas kandma Tallinna 3. lasteaia numbrit. Nii nagu see enne sõda oli olemas Tallinna 3. lasteaed, mis Eesti Vabariigi aja algult võeti üle diakonisside seltsilt. Kui saabus okupatsiooniaeg, siis lasteaeda sisustati ilmselt Nõukogude armee tarbeks polikliinik ja nad ei lahkunud sealt, kuigi haridusorganid nõudsid nende lahkumist, et on vaja lasteaeda saada tagasi. See oli vana Pärnu maantee sisekvartalis, see hoone on tänaseni säilinud ja muinsuskaitse all. Kui see ei õnnestunud, siis lõpuks tondil tegutsevad käitised, ettevõtted, tünnivabrik, karamellivabrik ja veel mitmeid teisi ehitasidki siis kooperatiivses korras oma töölistel lastele selle uue lasteaia. Ja see allus Tallinna linna haridusosakonnale. Ja mulle meenub, et juba 1951. aasta veebruaris tehti ka esimene kontroll linna haridusosakonna poolt. Aga seal olid suured probleemid kütte ja köögisisustuse ja kõigega, et see ehituskvaliteet jättis väga-väga soovida. Aga see oli vist tollal päris tavaline, et vabrikud ehitasid oma töötajatele lasteaia? See oligi nii. Noh, see oli ammustest aegadest ju, juba 19. sajandil ju, kus vajati naiste tööjõudu, siis sinna ehitatigi imikutele juba lastesõimi ja siis ka lasteaedu. Ja tänaseks näiteks Eestis vanim pidevalt tegutsenud lasteaed on ju Sindi lasteaed, mis siis ametlik algust all 1894, kuigi juba tegutses 2 aastat varem. Ja see tähendab, et kui siis 40. aastail nähtigi ehitamist, et ehitasid siis kohalikud haridusosakonnad, mis allusid haridusministeeriumile, aga pidid ehitama ka käitised, ettevõtted, samuti kolhoosid, sovhoosid oma töötajate lastele lasteaedu. Aga samal ajal algusest peale oli nõnda, et õppe- ja kasvatustegevust jälgisid, valvasid haridusministeeriumiga eesotsas, vastavalt siis linnade, rajoonide osakonna töötajatega. Et mõned vabrikud kindlasti olid ka salajased, seal sõjatööstuse omad, et kuidas nendega kontroll käis? No nendega oli lugu hoopis teine. Sinna meie võim küll peale ei hakanud, sest need olid niinimetatud numbritehased. Kuigi me käisime, aga siis muidugi oli
vaja vastavatelt instantsidelt luba küsida ja näiteks Paldiski oli ju keelutsoonis, et sinna niisama lihtsalt sisse sõita üldse ei saanud ja minul isiklikult oma töö käigus ei olnudki seal võimalik kokku puutuda, sest sinna sai siiski tugevdatud kontrolli. Mis aastatel te Haridusministeeriumis töötasite ja mis teie roll seal oli? No see oli 1974 kuni 86 ja minu rolliks oli siis esmalt just sõimeealiste laste kasvatustöö ja muusikakasvatus ja tegelikult, kui oli vaja minna nädalastele komandeeringutele, kus me siis käisime kas ühes linnas või maakonnas erinevates lasteasutustes, siis oli vaja kõigega tegelda. Ja sellest ajast on mul väga meeldivaid mälestusi paljude lasteaednike ja lasteaedadega ja eredalt tuleb silme ette paljudest kohtadest. Ja näiteks nüüd varsti kohe tähistab oma 50. aastapäeva Audru lasteaed. Ja sellele järgnes kohe Kiirovi kalurikolhoosi lasteaed Piilupesa, mis on Eestile toonud algusest peale, kui nad tegutsema hakkasid, väga palju au ja kuulsust. Et kui palju toona õpetajatel, siis kasvatajatel see aeg, oli vabadust üldse otsustada, mida nad lastega teevad, et mis alustel need kasvatajad töötama pidid, et milliseid autoreid käsitlema ja kõik muu info, mis selle kohta? No kui ma mõtlen, kui ma ise tööle hakkasin 1965, siis 1968 ilmus see programm. Seal oli toodud teemad vastavate alalõikudena, kõik oli ühesõnaga teisiti jaotatud kui meie tänapäevases õppekavas. Aga seal oli toodud näidistemaatika ja muide selle programmi esimeses sissejuhatavas osas oli toodud klausel, et see ei ole dogma, et peab seda sõna-sõnalt jälgima, vaid vastavalt juba sellele, kus lasteasutused tegutsesid, linnas ja maal, vastavalt sellele juba temaatika osas said valikut teha. Aga loomulikult ma möönan seda, et ilmselt lasteaedade juhid, toona lasteaedade juhatajad, olid pinge all, sest nad olid sunnitud ju uuel ajal paljud astuma ka parteiliikmeiks, teatud pinge all ja seetõttu nõuti väga täpselt. Aga ma mäletan, kui läksime kohtadele lasteaedadesse vaatama, siis ma olen kuulnud, et paljud juhatajad ei lubanud lastel nukunurgas mängida. No kas siis tehti siis sellist Potjomkini küla, kuigi minu ajal ma ise ei mäleta seda, et ma oleks niimoodi kohanud seda. Aga üldjuhul Eva Lootsari põhimõte oli see, et kasvataja loomingulisus on näha märgata tema kasvandikelt. Mida loomingulisem on kasvatajad, seda loomingulisemad on ka tema kasvandikud või vastupidi. Et kindlasti oli kohustuslik kasutada või lastele ette lugeda seal vene autoreid, aga Eesti vist oli eelisseisus selles osas, et oli ka lubatud Eesti oma autorid ja lausa soositud. Seda ma tahaksingi rõhutada, et kui me vaatame, mis oli head selles programmis, mida vääriks esile tõsta, on kindlasti, kui me vaatame lastekirjanduse osa, millised autorid ja Nõukogude autorid olid kohustuslikud teatud osas, aga seal oli väga palju juba Eesti toonaste noorte kirjanike teoseid, muinasjutte, erinevate rahvaste muinasjutte, aga eriti ka Eesti rahva muinasjutte. Kui me võtame muusikakasvatuse osa, siis kui ma vaatan sealt, Heino Tamberg, Veljo Tormis ja kõik toonased noored heliloojad, kellest on kasvanud meie korüfeed nüüd ja puhkavad juba paljud neist rahulas, et seal oli läbilõige sellest valdkonnast ja vastavalt sellele, vastavalt aastaaegadele, vastavalt teemadele oli võimalik siis valida neid palasid. Seda ei kirjutanud keegi ette.
ja sellepärast ju, et lasteaednikel ei olnud mingisuguseid käsiraamatuid, ongi ju siis suurepärane käsiraamat Laste sõna, Lea Nurkse koostatud, kus oli siis kõikidele vanuserühmadele sobivat lugemispalasid, luuletusi valida. Tahaks võib-olla täpsustada veel seda, et mainisite Laste sõna, aga milliseid raamatuid või kogumikke te tooksite veel välja, mis toona olid kasvatajate raudvara? Et ma tean, et te olete koostanud ka veebinäituse lasteaednike raudvarast seal oma muuseumiga. No kuna Lea Nurkse lahkus ootamatult, Laste sõna ilmus ja tal oli kavas anda välja veel teine kogumik, aga see oleks olnud juba laste kõneravile suunatud, sest ta ise töötas selle logopeedina. Aga seda siis toimetas ta oma poeg, Eno Raud, kirjanik, ja tema ilmutas ju pärast tema surma 2-osalise kogumiku Kirju Mirju, mis olid siis natukene 2 köidet õhemad kui, aga ikkagidki siis see oli 70-ndatel või 60-ndate lõpul juba, kui ilmus esimesed osad, et need muutusid ka lasteaedades populaarsemaks. Aga kas neid kogumikke iseenesest oli veel või oligi see Laste sõna ja hiljem siis see Kirju Mirju või oli veel selliseid lasteaednikke, kes hakkasid välja andma metoodilist materjali või kogumikke? No üldjuhul, mis puudutas üldse käsiraamatuid, siis neid oli väga-väga vähesel määral, sest kui tänapäeval valitseb üleküllus, aga kui ma kriitilise pilguga vaatan, eriti laste kirjaharjutusvihikuid näiteks, ma ütlen, et paljud neist ei vasta laste ealistele iseärasustele. See näiteks käe ja silma koostöö, millal see areneb alles lapsel täielikult välja. Kui me anname lapsele liiga väikese pinna ette paberi, siis lapsel ei ole võimalik vabalt seal kirjutada või joonistada või midagi. Et see liigne küllus on teistpidi, ei ole nii hea. Aga kas iseenesest oleks olnud lasteaednikke, kes oleks soovinud selliseid materjale välja anda või oli mingi teadlik otsus, et võtame need autorid, kes koostavad kogumikke? No tollel ajal oli üldse näiteks nõnda, et ütleme laulurepertuaar ja siis laste laulikud eelkooliealistele lastele. Me teame, et esimese ju Meta Terri koostas 1954, aga kirjastamisega olid suured probleemid. Kõige enne kirjastati muidugi kooliõpikuid. Aga toona näiteks laulurepertuaari avaldamine nüüd muusikaõpetajatel, kes väga palju lõid lastepäraseid laule, sest heliloojatel olid sageli laulumeloodiad liiga keerulised, ei vastanud laste hääleulatusele, aga samas riiklik kirjastus võis avaldada ainult kutseliste heliloojate loomingut. Ja eks see nõnda võis olla ka siis lastekirjanduspaladega või nii. Aga ega siis ikkagidki leiti mingisugused väljundid, kus siis professionaalsed heliloojad ja andekad muusikakasvatajad said ühendada oma jõud ja midagi ilmus, aga fakt on see, et kirjastamisküsimused olid ju kõik rangelt kontrolli all ja sellist võimalust, et antakse välja õppekirjandust lasteaedadele, see oli väga-väga keeruline. Et alles 69. aastal, kus siis lasteaednikud pöördusidki, et oleks vaja parandada kirjastamisvõimalusi. Lasteaednikud said üksteisega ideid vahetada, võib-olla siis kolleegidega oma majast, said ideid nendest kogumikest. Aga samuti siis sektsioonide töös, mis tegutsesid metoodikakabinettide juures. Nii, räägigi sellest ka täpsemalt, mis need sektsioonid iseenesest on? No näiteks oligi sõimekasvatajate sektsioon, muusikakasvatajate sektsioon ja vastavalt siis õppekasvatustega valdkondadele, et seal need olid regulaarsed kokkusaamised ja
siis eks seal peeti ettekandeid, aga sageli käidi just lasteaedades ka üksteise tegevusi jälgimas, vaatamas ja selles mõttes on kahju, et see 80ndate alguses Vabariikliku Metoodikakabineti algatatud baaslasteasutuste rajamine siis esteetilise, vaimse ja kehalise kasvatuse valdkonnas, et see jäi nagu poolikuks, et neist kujunesidki nagu ühe piirkonna metoodikakeskused. Aga mulle meenub just see ülemineku aeg, siis nagu väga mõnel juhul oli kuulda, mis mind pani täiesti imestama, et kui käidi, juba sai välismaal käia ja kõik, et siis nii väga meelsasti ei jagatud uusi kogemusi või oli üks hetk selline, kus ma olen kuulnud seda, aga et vaat, et me nägime seda, me teeme nüüd ka. Et taheti hoopiski silma paista siis? Jah, tähendab, oli selliseid juhuseid, ma olen kuulnud sellest, aga eks tegevlasteaednikud teavad neist ise paremini. Aga kuidas sinna sektsioonides kasvatajad, ütleme, kuulama pääsesid ja kes neid sektsioone organiseerisid? Seda organiseerisid kohalikud metoodikakabinetid. Ja need kuulusid siis... Need kuulusid haridusosakondade, linnade, rajoonide haridusosakondade juurde. Ja muidugi seal tehti ju väga palju, see oli kõik ju ühiskondlikus korras, metoodikakabinetis, kui oli metoodik, kes kureeris ju kogu piirkonna lasteasutuste tööd. Nii et... Need sektsioonid olid siis... Kas seal käisid üle Eesti? Ei, vastava piirkonna. Piirkonnad. Jah. Igatahes, näiteks Tallinna linnas oli ju metoodikakabinet ja siis käisid, see oli oma tööplaanid koostatud, kes siis esinesid, kas kutsuti väljastpoolt lektorid või siis esineti ise ja nii. Aga erinevate piirkondade lasteaednikud siis tol ajal väga ei kohtunud? Need olid just siis nii-öelda nende kogemusloengute raames, olid vabariiklikud üritused, konverentsid, nii et siis ikka ju kohtusi. Ja mis peab ütlema, et siis kõigepealt ju neid metoodikuid ise, kui oli juba piisavalt kõrgharidusega lasteaednike, erialase kõrgharidusega kasvataja metoodikuid, täpsed nimetust mul ei ole praegu meeles kõik, et nemad ju seal kabinettides töötasid ja see oli nende korraldada. Kas oli veel midagi erilist, mis just 80ndatel lasteaedades uut hakkas toimuma? Kui me teame, kuidas ühiskond ärkas, siis kuigi 1987 ilmus järgmine programm koolieelsest kasvatusest lasteasutusest, mida siis toimetas endine Pedagoogika teadusliku uurimise instituudi teadur Helgi Sarapuu ja samal ajal ta oli juba kaua aega toona olnud Pedagoogilises instituudis õppejõuks. Ja kui vaadata seda programmi, mis oli tunduvalt õhem, see on kvalitatiivselt, et kui varasem programm oli väga mahukas kogumik, siis teine oli nagu lühem variant ja seal oli väga palju uudset, et kui nüüd öeldakse, et see on okupatsiooniaja nõukaaegne programm, seal ei olnud seda ega teist, tähendab nagu valikuvabadust või nii, see nõnda siiski ei olnud. Mis puudutas üleliidulist tüüpprogrammi, vaat see oli nagu esmakordselt, see sai siis 80ndate algul valmis, et kui vaadata jällegi seal, näiteks esteetilise kasvatuse osas metoodikuna töötas Aino Keskküla, kes ise oli kunstiõpetaja ettevalmistusega, aga ta oli pikka aega töötanud lasteaias. Et see oli täiesti eriline osa. Siis töökasvatus. Kui me mõtleme selle sõna töö peale, siis mõtled, mis tööd pidid kõik lapsed tegema. See on elementaarsete oskuste kujundamine, kõigepealt, et laps tuleks endaga toime, et ta hoolitseks oma välimuse, oma koha peal korra. Need on kõik ettevalmistavad etapid ju, kui laps läheb kooli õppima. Töölooduses ja nii erinevad valdkonnad, et Anne Rekkoro siis Pedagoogika teadusliku uurimise instituudist samamoodi
laulu, muusikakasvatuse osas, repertuaari osas, uudsed autorid, jällegi ikka rahvalaul oli eriti toodud sinna, et see 80ndate aastate teine pool, siis laulva revolutsiooni aeg, aga see, kuidas nüüd üleriigiliselt toimusid need sündmused, nii hakkas ka lasteaednikel tekkima ideid ja uut moodi õppekasvatustööd läbi viima, aga samas see programm seda ei suudetudki ju ellu rakendada. Eriti oli seal just uudne niinimetatud komplekstegevused. Ja see tähendas siis seda, et võis või ühendada muusika, sõna, kõnearendamine, liikumine või ükskõik mis valdkonnad. Ja ma mäletan, ma käisin ise tudengitega praktikal ühes linnalähedases lasteaias ja ma palusin õpetajal, tol ajal oli kasvataja ikka, siis, et ole kena, et katsu niimoodi seada seda, et paku lastele välja, paned erinevate kunstivahendid välja ja las lapsed siis valivad. Kui tavapärane see oli, et lapsed said ka valida? No ega see ennem niimoodi nagu ei olnudki, aga nüüd selle uue programmi valguses, et kui lastel oli juba kujunenud piisavalt õppetegevuste käigus oskusi, ütleme joonistamises, maalimises, nii, aga samal ajal sai seda siis ühendada ju muusikaga, et kui muusika mängib vaikselt lastel, mida nad siis kuulevad seal, või siis emakeel ja liikumine ja ühendada, et sellel konkreetsel näidistegevusel, mida ma siis üliõpilastele palusin ja kasvataja oli seda kõik arvestanud, teinud, aga lapsed jooksid ikka ühe suur enamus, mõni üksik valis erineva, sest nad ei olnud veel harjunud selle valimisega. Ennem oli, et kui oli kunstitegevus, maalimine või kleepetöö või voolimine, et ma usun, et kui seda oleks saanud, see oligi nagu integreeritud. Ja mis ma tahan tegelikult öelda, on ka see, et ega lasteaias mina isiklikult, ma ei kujutagi ette, kui mul on kõne arendamine, et ma ei kasuta seal liikumist, et ma ei kasuta seal muusikat, laulmist, et see on kogu aeg rohkem integreeritud olnud kui koolis, algklassides. Aga tänapäeval muidugi on nüüd algklassiõpetajaid ka valmistatud ette juba uuemate. Ja lasteaias kasutatakse tänapäeval lõimimine, et ma saan aru, et see komplekstegevus justkui on sisuliselt see sama. Täpselt nii. Ja kui toona, ütleme seal 80ndatel oli tähtis see töökasvatus, siis tänapäeval räägitakse väga palju lapsest lähtuvast kasvatusest. Et mis teie jaoks on lapsest lähtuv kasvatus? Kui palju see sarnaneb või erineb näiteks teie hinnangul töökasvatusest? Sest et lapsest lähtuval on ka justkui võetakse arvesse lapse huvisid, vaadatakse, mida ta teha tahab. Et laps tahab teha päris asju. Et mis te arvate, kui palju see sarnaneb või erineb sellest töökasvatusest? Mulle meenub ühesõnaga lapse huvidest. See sõltub ka sellest, kuidas tänapäeval siis õpetaja, ennem kasvataja lastega töötab. Mulle meenuvad, ikka see oli siis 80ndatel, kui ma käisin just seal Piilupesa lasteaias, kus töötas ka erialalt kunstiõpetaja. Ja seal olid siis, lapsed kasutasid molberte, mida paljudes, neid oli vähestes lasteaedades, et see kunstiline tegevus ja just see kunstiõpetus oli selles lasteaias kõrgel tasemel. Ja see, kuidas lapsed süvendatult või süvenenult töötasid molberti ees ja kuidas kasvataja käis laste juures, ta ei öelnud midagi ette, pane siia seda värvi või teist või nii, vaid ta lihtsalt esitas mõne toetava küsimuse, et lapse arvamust kuulda ja see tööõhkkond, see oli midagi erilist. Et see sõltub kõik ju õpetajast. Kuidas, mismoodi ta annab lapsele juhiseid ühelt poolt ja teiselt poolt palju ta annab talle vabadust. Muidugi aja jooksul, kui ma ise õppisin pedagoogilises koolis, sellest on hirm palju aega tagasi, 65 ma lõpetasin, siis oli see joonistamise metoodika
väga täpselt paika pandud, jah, pidid niimoodi kõik lapsed maalima. Ja selle vastu astuski välja just 60. aastal Marta Haas, meie esimesi kutselisi lasteaednikke, kelle sünnist möödub just nüüd aprillis 120 aastat. Tema oli õppinud kunsti Pallases, aga ta diplomit ei saanud, kunstiõpetaja diplomit. Ja ta kirjutas Moskvasse venekeelsesse üleliidulisse ajakirja, ju siis 60. aastal vist oli ajakirja Looming, Tvortšestvo, artikli, et ta ei ole sellise metoodikaga nõus, kuidas lastelt nõutakse jäljendamist ja piiratakse laste loomingulist vabadust. Ja ma mäletan ise, kui me nüüd laste kunstinäitustel, kui me valisime, Vabariiklik komisjon valis siis lasteaedade töid vabariiklikule näitusele ja see oli siis Tallinnas, Pärnu maanteel, endises 20. keskkoolis. Ja see, millise pilguga ja millise järelduse vaatas ühte laste kunstitööd, see oli 3-4-aastane laps. Minus ei tekitanud see erilisi, ma ei suutnud ise ilmselt ette kujutada. Ja kui kunstnik tuli ja vaatas, selle me valime. Ja see oligi just see lapse loomulik väljendusviis. Nii et sellega on aegade jooksul muutunud tõesti need metoodikad ja juhendamised, aga fakt on see, kõige tähtsam kujutavatest, kõik on tähtis, aga ju Fröbeli aegadest ja eriti see on Waldorf-pedagoogikas, et lapsed peavad saama käsitleda, kasutada naturaalseid materjale ja see on kõikide kunstitegevuste alguseks voolimine. Ma ei tea, palju tänapäeval naturaalset savi kasutatakse, sest see on looduslik materjal ja kõigepealt ongi vaja vormi, et lapsel tekiks ettekujutus ja seetõttu ongi siis voolimine nagu omal ajal, ma ei tea, kuidas tänapäeval nüüd on, et need üks kunstitegevus järgnes teisel, et nad olid omavahel seotud teemadega vähemalt, nii, ja et lapsed siis, sest tasapinnal on kujutamine alati raske. Küsin viimase küsimuse. Kuna me räägime siin seetõttu, et Eesti Lasteaednike Liidul on juubeliaasta, siis mis teie soovitate lasteaednikele? Kas tasuks liiduga ühineda? Mida annaks tänapäeva lasteaednikule ühendustesse kuulumine? No see ongi see küsimus, mis aastal 1918 ju kerkis. Õpetajad, organiseeruge. No seal oli siis eraldi oli koolieelse kasvatuse kohta. Nii et pange tähele, see mõiste koolieelne kasvatus, ajakirjas kasvatus, nii et ei maksa häbeneda, et see on Vene ajal meil kasutusse tulnud. Ja nii on ta ka tänapäeval soovitav koolieelne kasvatus, koolieelne pedagoogika, koolieelne iga, keeleteadlased, see on parem variant, kui nüüd siis meil vahepeal olnud eelkoolipedagoogika ja nii edasi. Nii et ja 30. aastal just, et lasteaednikud samuti organiseeruge, ju ajakirjas lasteaed oligi see üleskutse. Kindlasti peaksid lasteaednikud kuuluma ühendustesse, kuid mind hämmastab praegu, kui ma kõiki ei ole nende seltside või ühingutega, ühendustega kokku puutunud, et tänapäeval on nüüd see pluralism, et kui ei ole ühtset jõudu, nii nagu Soome lasteaednike liidul, nüüd on siis Suomen varhaiskasvatuksen opettajan liitto, kuhu mahuvad alates ülikooli üliõpilastest kuni pensionärideni, kes on lasteaias töötanud või sellel alal töötanud. Ja nende arv on ju aukartust äratav, muidugi Soome on ju palju suurem juba elanike arvu poolest. See on jõud, aga meie oleme, mulle tundub, nagu killustunud. Et Eesti Lasteaednike Liidu tulevik võiks olla samasugune nagu Soomes, et on väga palju liikmeid erineva töökogemusega, nii tudengeid alles kui ka neid, kes juba on oma tööaastad selja taha jätnud. Ma arvan küll. Ma väga tänan teid selle ajaloorännaku eest. Aitäh kutsumast. Palju õnne teile. Jah,
Ehk on meie taskuhääling kuulajale inspiratsiooniks, et uurida alushariduse olemust põhjalikumalt ning olla teadlikum uutest suundadest alusharidusmaastikul. Aga mis kihtidest me juubelitort ehk saatesari koosnema hakkab, mis teemad leiavad kajastamist või kes meiega ringmängu mängima hakkab? Neile küsimustele leiad vastuse saate Facebooki grupist Kes aias, mis aias. Facebooki lehelt saate otselingi igale uuele saatele, viited meie käsitletud artiklitest, heita pilgu uutele teemadele, vastata üleskutsetele, osaleda aruteludes ja meie edasisel kohtumisel silm peal hoida. Juba etteruttavalt saame välja hõigata, et järgmine saade keskendubki just juubilarile ehk liidu tegevusele. Loodame saada ka vastused küsimustele, et mis on Eesti Lasteaednike Liit, kas seda on vaja, kellele Lasteaednike Liit loodud on ja mismoodi Lasteaednike Liit töötab, kes sinna kuuluvad ja millised on tulevikuplaanid. Jälgige meid ikka Facebooki grupis Kes aias, mis aias. Meid kuulata saate Eesti podcastide kodulehelt podcast.ee, SoundCloudist ja Eesti Lasteaednike Liidu kodulehelt. Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias?